Veebilehele saame lisada kahes erinevas stiilis loendeid, nummerdatud loendeid ja täpploendeid. Vaatame kõigepealt nummerdatud loendit. Nummerdatud loendi elemendi tähis on OL ehk see tuleneb ingliskeelsest sõnapaarist ordered list. Lisame oma veebilehele ühe nummerdatud loendi. Noolsulg, OL, noolsulg kinni ja automaatselt lisatakse ka lõpumärgend. Nende märgendite vahele omakorda me lisame loendi elemendi üksuseid. Ja loendi elemendi tähiseks on LI ehk list item. Lisan siia esimese loendi elemendi. LI, lõpumärgend ja siia märgendite vahele kirjutan teksti, mida ma soovin oma loendis esimese elemendina näha. Näiteks teeme ühe loendi puuviljadest. Seega esimene element võiks olla banaan. Lisame teise elemendi, LI, õun ja lisan ka kolmanda elemendi, näiteks pirn. Salvestan. Seesama fail on mul avatud paremal pool brauseris. Uuendan ja ongi mul loend loodud. Number 1 banaan, number 2 õun, number 3 pirn. Ja numbrid pandi mul siia ette automaatselt selle tõttu, et ma valisin elemendiks ordered list. Kui me soovime, et nummerdamine algaks pihta mingist muust numbrist kui 1, saame me lisada OL algusmärgendi sisse atribuudi start. Start võrdub jutumärgid ja jutumärkide sisse kirjutan numbri, millest ma soovin, et loend algaks. Näiteks 4. Salvestan. Uuendan ja nüüd hakkab loend pihta number 4, 4, 5, 6. Lisaks ma saan ka veel muuta, et täpselt milliseid numbreid siin ees kuvatakse. Et hetkel on siin araabia numbrid, aga näiteks me võime teha ka nummerdatud loendi, mis on tähtedega. Selle jaoks me saame kasutada atribuuti type ja võrdub jutumärgid, jutumärkide sisse, näiteks suur A täht. Salvestan. Uuendan ja nüüd hakkab loend pihta A, B, C. Või siis jällegi, kui ma soovin rooma numbreid, saan A asemel panna suure I tähe. Salvestan, uuendan ja nüüd on loend rooma numbrites. Vaatame ka täpploendit. Täpploend sarnaneb oma ülesehituselt nummerdatud loendile selle erinevusega, et tema tähiseks on OL asemel UL ehk unordered list. Ja hetkel me võimegi lihtsalt selle O muuta siin U täheks ja lõpus ka. Ja tema elemendid on samamoodi LI ehk list item. Salvestan, uuendan ja ongi olemas meil täpploend. Täpploendi puhul me saame samuti valida, milline näeb välja täpselt see tähis siin iga loendi elemendi ees. Ja selle jaoks kasutame atribuuti style ja omadust list style type. Style võrdub jutumärgid list style type koolon ja siin on meil erinevad variandid, näiteks disk, mis on vaikeväärtus, circle, square, decimal ja teisi. Näiteks tahan, et ringi asemel oleks hoopis root, siis kirjutan siia ingliskeelse sõna square ehk root, salvestan, uuendan ja nüüd on ringid asendatud väikeste ruudukestega. Või siis teine võimalus on kasutada enda poolt välja valitud pilti. Ja selle jaoks kasutame omadust list style image, koolon, URL ja sulgude sisse kirjutame selle pildi aadressi, mida me soovime kasutada. Mina kasutan näiteks pilti, mis asub mul kaustas pildid ja banaan.jpg. Salvestan, uuendan ja nüüd tegelikult ongi mul pilt, see banaani pilt iga elemendi ees, aga kuna see pilt on nii suur, siis see praegu väga head muljet ei jäta. Ehk ma peaksin selle pildi siia ette valima natukene väiksema. Mul on ka üks väiksem pilt, banaanid, small, salvestan, uuendan ja ikkagi see pilt on liiga suur.
ja näitlikustamiseks valisin nüüd 3. banaanipildi, kõige väiksema, mis ma siia loendi elemendi ette ka panin. Meeles tuleb pidada, et see pilt, mis me valime, peaks siis olema sobiva suurusega.